Selle aasta suve hakul toimub Saaremaal üks vinge tehnika üritus, meeletu maasturite jõukatsumine, kuhu pead ka tulema sina. Mina olen Asko Perens, ma olen selle võistluse peakorraldaja ja selle aasta võistlus saab olema natuke teistmoodi, kui oli eelmisel aastal. Meil on üsna palju muudatusi. Esiteks see, et me oleme välja tulnud peidust metsa seest ja meie võistluskeskus on päris Kuressaares, Kuressaare külje all Auriga keskuses. Kõik masinad on sinna välja rivistatud, nii et inimestel on võimalik vaadata seal igasuguseid tehnikaimesid. Lisaks toimub meil seal linnakatse, kuhu on oodatud kõik pealtvaatajad seda asja uudistama. Ja uuendusi on veel üpris palju. Näiteks on sel aastal kasutuses täiesti uudne selline tehnoloogiline lahendus võistluste läbiviimiseks, mobiiliäpp ja serverlahendus, kus on võimalik nii võistlejatel kui ka pealtvaatel seda võistlust online'is jälgida. Tegevust on kõikidele, on nii pealtvaatajatele piisavalt tegevust, on sellistele pealtvaatajatele, kes tahaks ise kaasa lüüa, ehk me kutsume seda turistiklassiks. Need on sellised huvilised, kes ei suuda oma näppe niisama paigal hoida, aga päris sinna võistlusklassi veel ei küüni. Ja on olemas muidugi traditsioonilised võistlusklassid, mis lähevad Eesti Autospordiliidu 4x4 karikasarja arvestusse. Turistiklass on see aasta pisut teistmoodi, kui oli eelmisel aastal. Kui eelmine aasta sai turistiklass oma vingete maasturitega sõita samu radu, mida sõitsid võistlusklassid, siis sel aastal on kõik sellised eriti hullud oodatud osalema kas TR1 klassi või vabasse klassi või miks mitte ka juba TR3 klassi. Aga need, kes tahavad, kellel ei ole nii vinget masinat, aga tahaks ka mingit võistlusmomenti saada, nende jaoks on turistiklass see aasta maastiku mõttes leebem, kuid ütleme sellise vaadatavuse poolest, seikluse poolest kindlasti jälle huvitavam. Et sel aastal teeb raja üks selline inimene, kes tunneb Saaremaad läbi ja lõhki. Ta on ilmselt kõik nurgad läbi sõitnud ja ma arvan, et see rada on selline, kus on vaatamist ja avastamisrõõmu ka isegi saarlastel endil. Vähemalt nii palju, kui mina olen neid punkte tema kaardi pealt praegu juba näinud. See ei tähenda seda, et rada saab neile kerge olema, et rada tehakse sellise sõiduautoga nagu Ford Ranger ja mul on öeldud, et kui see auto sealt metsarajalt läbi läheb, siis sinna ka punkt tuleb. Nii et kuna võistlus on ikkagi 4x4 võistlus, siis turistiklassi on ka oodatud osalema natukese kõrgema põhjaga maasturid, kus on 4x4 veoskeem olemas. Võib muidugi tulla ka täiesti tavalise sõiduautoga, kui sa tahad, aga sa pead arvestama sellega, et ilmselt sa kõikidesse punktidesse ei pääse ja võib-olla seda jalakäimist on sul ka vähekene rohkem. Aga piisavalt tuleb neid selliseid kohti, kus maasturit on vaja ja see aasta on üheks reeglist on see, et turistiklass teede pealt, oma autodega teede pealt ei lahku. Sõidetakse teede peal, need teed ei ole alati just kõige lihtsamad läbitavuse mõttes, aga turistiklass püsib tee peal. Punktid muidugi asuvad tee pealt eemal, nii et turistil tuleb ka omajagu ikkagi käimist ja jalutamist ja kes tahab sinna ette otsa saada, siis nendel ka jooksmist.
võistlusklassidest on juba välja kujunud klassid TR1-d, TR3-d muidugi ja loodame see aasta vabaklassi ka oluliselt suuremana, et seal oleks juba rohkem osalejaid. Nende jaoks on võistlus ka teistsugune kui oli eelmine aasta. Juba sellepärast, et võistlusala on suures osas täiesti uue koha peal. Enam ei ole neid traditsioonilisi alasid, mida on varasematel aastatel olnud. Kuna võistluskeskus liikus nüüd Kuressaarde, siis suurem osa võistlusaladest asub ka teistes kohtades. Meie korraldajate jaoks on see aasta väga põnev seda rada teha, sest on vaja läbi rääkida uute maaomanikega, uute karjääridega ja siiamaani on kõik väga positiivselt läinud ja kui nüüd nädala-paari jooksul selgub, et me saame veel mõningaid väga vahvaid kohti, siis ma arvan, et sellest tuleb üks päris lahe võistlus. Maastikku jätkub erinevat kõigi jaoks. Uus süsteem, millega me seda võistlust läbi viime, on Navigapi tarkvara, mis on siis osaliselt seotud mobiiliäpiga ja teisest küljest on seotud veebilehel oleva infoga, nii-öelda veebiserveriga. Kui siiamaani on olnud kogu aeg probleemiks, ütleme, et ta ei ole olnud probleemiks, aga siiamaani asi käinud niimoodi, et tehakse pilte fotoaparaadiga, võistlus saab läbi, siis alles jagatakse need pildid kohtunikele ja hakatakse neid läbi vaatama ja reaalsed võistlustulemused ilmuvad alles tundide pärast peale võistluse lõppu, reaalse võistluse lõppu, siis nüüd see uudse lahendusega toimub kõik online'is, kõik toimub reaalajas, iga pilt, mis selle fotoka ja selle äpiga või telefoni äpiga tehakse, on automaatselt serveris veebilehel kuvatav, samal ajal saavad kohtunikud neid pilte kohe jooksvalt läbi vaadata, kas see on aktsepteeritud, see ei ole aktsepteeritud ja kodulehel on näha ka jooksev seis, kui palju on kellelgi praeguseks hetkeks punkte kogutud, milline on hetkeseis edetabelis, kes on esimene, kes teine, kes kolmas. Pealtvaatajad saavad kaasa elada oma lemmikvõistlejatele, oma tiimidele ja võistlejad ise, ka nende jaoks on täiesti uus võistluse kogemus või võistluse strateegia, kui sa näed reaalajas oma tegelikku asukohta võrreldes teistega. Toimub võib-olla mingisugune uutmoodi rebimine või vastupidi, kui sa oled liiga pikalt ees, võib-olla siis mingisugune rahunemine. See muudab väga palju asja ja seda võistlust kindlasti oluliselt jälgitavamaks. Lisaks sellele pildistamisele toimub seal peal ka track. Kui siiamaani oli meil tracki jaoks täiesti eraldi seade, mis jälgis tracki, mis enamasti küll ei töötanud ja millest sageli kasu ei olnud, siis nüüd toimub see track seal samas äpis ja muidugi me oleme väga palju mõelnud selle peale, et see track ikkagi näitaks õiget informatsiooni. Ja tänu sellele, et ta hakkab näitama oluliselt paremat informatsiooni ja õigemat informatsiooni, tänu sellele on võimalik ka veel täiesti uusi asju välja mõelda. Näiteks meil on plaanis anda välja auhind navigaatoritele. On võimalik, süsteem arvutab ise välja kilomeetrid, läbitud kilomeetrid ja kogutud punktid ja saame anda auhinna sellisele navigaatorile, kes on suutnud võimalikult palju punkte võtta võimalikult lühikese läbitud teekonna kohta.